Tere! Mina olen Tiina, kirjastusest Petrone Print ja täna me esitame siin Taavi Turki raamatut Minu Taani. Ja me esitame natuke rohkem kui raamatut, me esitame ka moodi, sest täna on mul seljas näiteks Taavi disainitud ja õmmeldud kostüüm. Ja ja Justin küsitlebki meil Taavit. Anna sõna edasi. Et mina alustaks? No nii, et alustame siis. No, alustame. Hakkab jälle pihta. Aga kust alustada? Hvordan går det? Taani keelt ma veel nii hästi ei räägi. Går det fint? Det er fint. Det med dig så fint. Jeg har boet i Danmark. Ja. Yeah, but aga 20 aastat tagasi Taanis. Nii et meil on suht sarnased kogemused tegelikult, sest me oleme mõlemad elanud Taanis, mõlemad õppinud Taanis, elanud nagu üliõpilastega. Nii et need oli väga tuttavad teemad mulle, mis oli sinu raamatus. Aga vist alustame sellest, mulle väga meeldis, kui sa alustasid oma raamatu, et põhimõtteliselt tere, mina olen David. Ja siis alustame sealt, et kes sa oled siis? Ma olen Taavi ja mulle meeldib öelda, et ma olen moedisain. Kas ma aga moedisainiga tegelen hetkel? Mitte päris. Aga sul on sellised riideid, et näeb välja, et sa oleksid moedisain. Tegelikult see oli üks küsimus ja ma võiksin seda kohe küsida. Roivadisain või moekunsti? Mulle need oli sama asi. No ma arvasin ise ka sama, kui ma Eestis elasin. Okay. Aga kui ma Taani kolisin, siis ma läksin ikkagi disainiülikooli, mitte moeülikooli. Okay. Kui ma Eestis õppisin, ma alguses õppisin rätsepaks ja siis hiljem läksin õppima EKAsse moekunsti. Okay. Mis on siis, kuidas on öelda, moekunst baseerub siiski kunstniku või moekunstniku enda inspiratsioonil. Okay. Rõivadisain on see, kui see ükskõik, mida sa lood, tuleb ka maha mõelda. Okay. Ehk siis kunst versus toot. Okay, ma saan aru. Okay, aga lähme edasi sellega. Aga sa oled Saaremaa pärit inimene? Jah. Eks siis saarlane? Täiesti saarlane. Okay, kas sa oled Kuressaarest pärit? Jaa, Kuressaarest. Täitsa linnapoiss, metsa ei lähe, ujuda ei oska. Aga kas sul hakkas igav seal olla ja sellepärast läksid Norra ja siis Taanisse või mis lükkasid Eestist välja? Eestist välja, nii et tegelikult mul ei olnud pikemalt juba plaan, et ma tahaksin tegelikult kuskil õppida välismaa. Aga ma ei mõelnud kunagi selle peale, et see võimalik oleks, sest see tundus niivõrd kallis või kuidagi selline suur ettevõtmine. Ja ma mõtlesin selle peale, et õppemaksud, eks ole, kuskil elamine, kõik see on niivõrd kallis ja ma nagu reaalselt ei arvanud see mingisugune variant. Okay. Ja kui ma olin, eks ole, rätsepakool lõpetanud ja siis EKAs 1,5 aastat olnud, siis ma otsustasin EKAst välja kukkuda. Ja siis ma istusin enda ateljees öösel, töötasin täiskohana koka ametiga ja siis mõtlesin, et no kurat, midagi peab ju tegema. Ja siis ma hakkasin guugeldama ja vaatasin, et mis variandid on ja ma ei tea, kas tänapäeval ka see veel toimib, aga tegelikult oli tol hetkel oli selline ettevõte nagu Dream Foundation, mis siis viib kokku Täideb unistusi. Täideb unistusi. Seda küll, aga nad viivad kokku potentsiaalsed üliõpilased ülikoolidega ja lihtsustab seda dokumentide, seda tohutut bürokraatiat, mis sellega kaasas käib. Ja see tähendab ka keeleteste. Ehk siis neil on enda keeletest, mis on väga odav ja väga kiire ja sa ei pea ootama kuid ja kuid järjekorras, et seda mingisugust spetsiifilist testi teha ja kõik see on hästi liigendatud ja väga loogiline. Et tänu Dream Foundationis ma leidsingi viisi, kuidas Taani õppib minna ilma, et ma peaksin mingisugustest bürokraatia rõngastest siis läbi hüppama. Ja siis need pakkusid sulle seda programmi? Ei, see ei ole otse programm, see on ettevõte.
kellele sa maksad mingisuguse väikese ei, ma tähendan siin, et oota, isegi ma pean seda uuesti vaatama, mis see kohe nimi oli. Sest ma ei ole kuulnud sellest kohast kuni tänapäeva. Herning. Kas nemad pakkusid sulle Herningu kohta või sina ise otsisid seda üles ja siis tahtsid ise sinna minna? No tegelikult Herningi disainiülikool on väga hea internatsionaalse reputatsiooni. Okay. Ehk siis ma juba olin pikemalt teadlik sellest, et seal on selline ülikool olemas. Okay. Ja ausalt öeldes tegelikult see ei olnud mu esimene valik. Mu esimene valik oli minna Suurbritanniasse. Aga kui ma neid õppemakse vaatasin seal ja siis mõtlesin, kui palju näiteks Londonis elamise peal läheb, siis ma mõtlesin, et äkki mitte praegu. Ja Taani on siis loogiline jätk sellele. Aga sul ei olnud kerge oma ülikooli nagu, et saada sinna. Ma lugesin su nagu esimesest seiklusest, kui sa saabusid Taani, ja siis tõesti vastab tõele, et ei ole nii kerge nagu ringi liikuda, igal pool vist, ka Eestis, aga ka Taanis. Jutusta natukene sellest seiklusest, sul oli nagu üks asi, kas oli rongid ka, ei, lennuk, siis oli taksomehed ja siis oli mõned, siis ära eksisid. Okei, alustame algusest. Ma pean algusest kohe ütlema, et ma olen mõnikord idioot ja ma ei suuda enda asju ette planeerida. Täitsa mõistnud. Pigem ma olen suuteline neid planeerima, aga ma lihtsalt otsustan, et ma ei tee seda. Aga sul oli, su nagu mobiil läks katki või midagi? Läks katki on väga ilus termin selle kohta, mis mu mobiiliga juhtus. Enne päev, kui ma pidin minema siis Norrast, eks ole, mägede vahet täiesti metsadest kuskilt suusakuurordist, eks ole, sõitma Taani. Väike linna, kus ma olen kunagi käinud. Ja ma olen kunagi kokku puutunud Taani ühistranspordisüsteemiga ja enne päeva ma suutsin enda mobiiltelefoni visata pesumasinasse. Ja mis sealt välja tuli, see ei olnud mobiiltelefoni. Ja, siis sa pidid elama nagu meie vanasti elasime. Täpselt. Ja loogiline oleks olnud, et ma oleksin välja otsinud kõik enda informatsiooni, kui mul on wifi, pannud see endale laptopi, eks ole, kõik võib-olla välja printi, mis iganes, aga loomulikult ma ei teinud seda. Mõtlesin, vahet pole, umbes täpselt lähme. Ja nii juhtuski. Sõitsin siis rongiga Oslosse, Oslost lennuga Kopenhaagenisse, kõik toimis. See osa oli kerge. See oli väga kerge, väga loogiline, Kopenhaagi lennujaam, päris okei lennujaam. Ja nüüd loogiliselt võttes peaksime võtma rongi ja minema Herningisse. Aga kuna mõtlemine on mu kõige tugevam külg selles osas, siis ma otsustasin lennata Kaarupisse. Kaarup on üks piisitillukene küla, ma eeldan, see on küla, väikelinn küla, kus on tohutu suur sõjade lennujaam. Ja selle sõjade lennujaamas on ka väike reisijate osa, kuhu saab siis mingi korra või 2 päevas lennata, eks ole, ainult Kopenhaagenis. Ja lendasin sinna siis ja nad vaatasin mu pagasega. Mu terve elu oli seal kotis, konkreetselt mu terve elu oli seal kotis. Kas sa oled selline tüüpi, mis sa olid, disainer või moekunstnik, ma ei mäleta? Või lihtsalt kunstnik? No kuidas kellele? Ei, nagu... Tol hetkel ma... Aga oled selline tüüp, kellel nagu alati, ma ei tea, nagu tekstiilid on kohvris ja... Ei, mul ei mitte ühtegi mittevajaliku asja. Mu terve, eks ole, garderoob, personaalasemad, kõik asjad olid seal kotis. Ma olin valmis kolima otse Taani siis Norrast, eks ole. Ja kui mu kott läks kaduma, siis sellega kaasneb, nagu Taanis ka muude asjadega, tohutu kogus bürokraatiat. Ja siis oli vaja täita igasuguseid ankeete, siis seal tädidega vestelda, mis see kotid on. Paberiga. Igasugune paberitöö, eks ole. Ja kui paberid ei ole tehtud, mõtlesin, okei, nii, nüüd on Herningisse minna, kindlasti läheb see mingi buss. Mis sealt ei läinud, oli buss. Ja kuna Kaarup asub keset metsasid, seal oli mitte midagi läheb. Ainuke buss, mis oli läinud, shuttle buss, läks kohe pärast lendu, sest see oli spetsiaalselt selle jaoks sinna siis tekitatud. Küsisin siis tädi käest, et kuidas me siis Herningisse saame, ma ei tea, võta takso. Eestis võiks sellise vahemaa taksoga ära sõita.
Taanis taksosõit on selline asi, mida sa väldid iga hinna eest, sellepärast, et see lihtsalt maksab nii palju. Sa ei taha teada, sa lihtsalt annad kaardi üle ja siis sa ei vaata sinna poole, mis summa on seal kirjutatud, ainult pärast võib-olla julged seda vaadata. Nii ja siis, mõtlesin, mis iganes, kolimine, kallis, maksame selle raha, sõidame, eks ole, taksoga Herningisse. Sõidame Herningisse ja ma teadsin, et aadressi, ma teadsin, et Holmparken 56. Aga ma teadsin, et Holmparken on linnajagu. Kõleb nagu linnaosa. No see on nagu linnajagu, aga mida ma ei teadnud, et see aadress ongi Holmparken 56. Ja siis ma küsisin taksojuht, et kus see Holmparken on, ma tean, ma olen seal 56 majas kuskil. Ma ei tea, ma ei ole üldse Herningist, ma ei tea. Küsisin, mul nagu mobiili ei ole, et kus me lähme, siis ma võisin kesklinnas maha panna. Kell oli õhtu juba. Väljas on vihma, nagu Taanis alati, mõnusat paduvihma. Mul oli seljas tohutu suur kootud mantel. Kui te kujutate ette, kui rõve on minna, siis märja suure kootud asjaga vihma käes seista, sa lehkad nagu koer, sa oled üleni märg, see on meeletult raske, jube rõve, eks ole. Lähen siis kohaliku McDonaldsisse enda läbimärja läpakakotiga, üritan wifi'sse saada. Meil wifi taha katki. Mis seal ikka, loomulikult. Küsin siis, et kohalikult inimesed, et kus pool on Holmparken? Seal. Kui kaugel, me ei tea, mingi 15 mintsa kõnnida. Väga hea. Hakkan kõnnima, kõnnin. Jõuan Holmparkeni. Vaata, need majad on mulle tuttavad pildid. Vaatan ringi ja siis ei ole olemas, 56 maja ei ole olemas. Siis üks tüüp tõmbab rõõmu suitsu ja siis küsin, et kuule mees, et see on Holmparken. Ei, see on Valdemar, see Holmparken teises linna otsas. Kõnni tagasi, 15 mintsa. Kesklinna, istun Burger Kingi maha, saan Biffisse, vaatan siis seal ringi ja nii Holmparken, lähen sinna, tee peal jääb supermarket, kõnnin ja 15 mintsa sealt siis. Supermarketist otsin kaasa 2 suurt pudelit rummi, sest tol hetkel mul oli juba nii kopp ees sellest situatsioonist. Jõuan siis lõpuks enda korterisse. Ja siis teen ukse lahti, koputan mulle võtit loomulikult ja siis uksega on pisisilluke saksa neiu. 18-aastane pisike hiirelik plikadeks ja siis vaatan mulle otsa. Siin on isegi nagu pool pilti temast on siin kuskil. Pool pilti. Siin. Ainuke pilt, mis eksisteerib Šeniisist on siin. Et see pool tema nägu on seal. Jaa. Huvitav nimi kusjuures, mõtlesin nagu laulja, nagu Beyoncé Šeniis. Ta oli sakslane. Ta on sakslane ja ta irooniline see, et ta enda terve elu jooksul ei olnud kordagi mõelnud selle peale, et ta nimi on nagu Aafrika päritolu, eks ole. Ja siis, kui ta sellest aru sai, siis ta oli väike identiteedikriis, et mõtles, kes ma siis siiski olen. Aga siis said tuttavaks su... Mulle meeldis, kuidas sa kirjeldasid need erinevad toakaaslased või kuidas öeldakse? Korterikaaslased. Kas te jagatud köök ja eluruumi või kuidas see oli? Enamus Taanis elavad välisüliõpilasi. Nad elavad suurtes korterites koos, sest üksinda korteritüürid on tohutult kallis. Ja meil oli siis suur 5-toaline korter. Suure elutoa ja 2 rõdu ja jagatava köögiga ja see oli väga mugav, et igal ühe enda tuba ja siis on nagu selline kommunaalria, kus saab sotsialiseerida. See väga hästi kirjeldasid seda, et kui sa saad seda korterit kätte, see tuba kätte ja seal ei ole põhimõtteliselt nagu mitte midagi. Ei ole nagu, tavaliselt Eestis nad pakuvad sulle kõike. Jaa, midagi ikka. Ma olen harinud rohkem selle Taani stiilikorteriga, kui see Eesti stiiliga. See tundub rohkem nagu kellegi teise nagu kodu. Aga eestlased kuidagi ootavad seda, et kus mu tekk on, kus on kodukiisu. See ei ole küll hubane. Eks mul toas oli ka ainult üks tekk.
eks ma läksin seal tol hetkel magama, eks ole, märg ja vihane ja veidi purjus tol hetkel ja siis mul oli tekk. Siis ma läksin sinna tühja korteri nurka ja panin teki peale. Ja kui kord, see on peaaegu nagu klassikaline must ja valge film vanast ajast, et kuidas mees saabub Taani. Et tõesti nagu Charlie Chaplin ei olnud isegi dialoogi vaja, et lihtsalt kõnnib tagasi edasi ja siis lõpus läheb magama ühe vaese teki all. Aga mulle meeldis tegelikult ka see meriinimese klaustrofoobiat, sest mul on olnud see ja see on väga raske kirjeldada või seletada inimesele, kes ei ole mere äärest üles kasvanud. Need ei saa aru, aga ma sain sinust väga hästi aru, et sa nagu jõuad linna nagu lõpu poole ja seal on põllud. Või siis läheb teisele poole ainult põllud. Ja siis sul on siuke frustratsioon, kus meri on. Täpselt. Aga inimene, kes on üles kasvanud kuskil maad, neil ei ole. Ma ei ole saanud sellest aru, aga neil ei ole see probleem. Aga ma saan aru, ma olen mere ääres üles kasvanud, tunnen kaasa. Aga eks Taani ole ka selles mõttes omamoodi maa, et mujal riikides on nagu mingisugused maastikumärgid ikkagi. Et on, eks ole, kas mägi või on jõgi või midagi, mingi mets või mis iganes, mingi kanjan, ma ei tea. Taani on pannkopp. Täispõlde. Okei. Ja nii ongi. Nagu Järvemaa midagi. Ma ei tea. Kus on kõige Bangkoki moodne koht Eestis üldse? Raplamaa, eks? Ikkagi Eestis on nii palju mingid metsa ja värke, mingid rabasid ja värke, aga Taanis on rabad ära kuivendatud, et ega see kõik on samamoodi põld. See väga hästi nagu kirjeldasid seda. Järgmine suur idee, mis ma sain su raamatust, oli Taanis peetakse traditsioonidest kinni ja mulle meeldis, et sa pakkusid nagu erinevad, et teeme võileiba natukene teistmoodi ja nemad ütlesid, et ei, nii ei saa. Ja ei saa. Seal peab olema tomat. Ei suuda, ei saa, kuidagi ei saa. Nii ei tehti. Võileiba on parem kui meie ja tehakse nii nagu vanaema tegi. Kui ei tee, siis saad laksu. See on huvitav ja ma pole pannud tähele selle, aga võib-olla see vastab tõele. Tõesti, et ma ei tea, kas oli kultuurishokk sulle üldsegi või lihtsalt mingi naljakas asi taanlaste kohta? Kas nagu see konkreetne olukord või üle? Ei, lihtsalt see nagu, üldiselt põhimõtteliselt, see puudutab nagu teised kontekstid, näiteks bürokraatiat, et me ei saa niimoodi teha, sellepärast me alati oleme niimoodi. Kas see nagu ajas frustratsiooni natukene? Kurat, tegelikult sul oli üks koht raamatus, kui sa tahtsid oma ID-kaarti kasutada. Jaa, õigus. Aga see asi ei ole olemas. Sul on vaja pass. Taanlased üldse, nad pole õrna aimu ka, mis nagu väljaspool Taanit sellistes detailsemates olukordades toimub. Näiteks ID-kaarti näitab taanlase, tal ei ole seda kontseptsiooni, mis see üldse võiks olla või mis sellega teha saab või mis asi see üldse on. Ja kui sa oled siis kuhugi, mis iganes ettevõttes enda ID-kaardiga näitad seda, siis nad vaatavad, sa saad ka nagu otse ja küsid, kas sul passi ei ole või kas sul juhiluba ei ole. Mul juhiluba ei ole, passi ma kaasa ei pea ja siis ongi näitas ID-kaartis, nad oled see mingi monopoli raha, eks ole. No ei saa. Hästi öeldud, jah. Ja ma just käisin seal maikuus ja ma olin paar korda Kopenhaagenis tagasi olnud, aga ma maandusin lennujaama. Tegelikult mulle hullult meeldib see Kostovi lennujaam. See alati käib nagu pidu, nagu see diskomuusika pumperdab või mida iganes. Ma tean täpselt, kus see koht on. Vau, siin Taanis on jõulupäev, iigepäev ja siis nad hakkasid mängima, mõne nagu vanad lood oli ja kas ma mõtlen, no Kylie Minogue kindlasti nad mängisid ja siis oli, mis need on, Daft Punk. Ja nagu 90ndate lõpus üks nagu või aasta 2000, kui mina elasin seal, siis mõtlesin, nad isegi pole muusika, nad isegi muusika on sama.
midagi ei ole muutunud ja siis ma läksin, et nagu sina, et rongipileti ostma ja mõtlen, oota, mis asja, ma pean nagu raha sisse panna ja nad trükid välja mingi piletid, füüsilised piletid ja siis, aga keegi ei kontrollinud ja siis mingil hetkel mina ka oli nagu need laisad annas, et ma lihtsalt ei viitsinud seda teha ja siis me kõik istusime ja keegi isegi ei kontrollinud. Ja siis kui sa ühe korra istud niimoodi, siis saad trahvi niimoodi. Ja, see on ka juhtunud minu. Aga ei ole midagi muutunud ja siis nad on jäänud, nagu sa oled kirjeldanud, nagu traditsioonile, aga me oleme alati piletid välja printitud, eks. Nojah, aga eks ei ole mitte võib-olla traditsioonist lähtuvalt, vaid pigem ma arvan, et Taani kultuur on selline, et sa pigem oled teistega samasugune kui erinev. Taanlastel, ma ei mäleta, mis täpselt see kontseptsioon oli, aga 1800 lõpus neile keegi härra kirjutas sellised reeglid nii-öelda mingisuguse... Jantelooven. Jaa, täpselt see sama. Et sa ei ole teistest parem, sa ei ole teistest halvem, sa oled täpselt sama nagu kõik teised. Ja mingi väga selline imelik autoritaarne nagu seadus siis või selline kreedo, mida järgida. Ja tahtliselt siiamaani tsiteerivad seda sama mingisugust kummalist reeglit, et kui sa elad Taanis, siis sa oled sama nagu iga teine. Ja sul on sama kampsun ja samasugune korter ja samasugune auto, valvo või midagi. Eks, kui sul nagu naaber on, eks ole, miljonär või miljardär, sa ei tea, ta sõidab ikka samasuguse auto nagu kõik ümberringi. Et Lamborghiniga ta ei lähe linna peale paugutama. See oleks liiga uhke. Liiga uhke. Ja maja on samasugune, võib-olla ta on veidi kallimad riided, aga vahet pole, eks ole. Kõik nevad samamoodi veel lõpuks. Jaa, tõesti imelik tunne küll. Mis on sinu jaoks täiskasvanelikkus? See oli tegelikult uus sõna pole. Täiskasvanulikkus. Okei, ma proovin 2 korda veel. Lugu siin on, et sa tundsid seal, et sa kuidagi kasvasid üles natukene. Ma usun küll, jah. Ja sellepärast sul oli need kogemused. Kas oli mõne nagu spetsiifilised kogemused, mis tõi sulle noorte iga või lõpulõks või kas oli nagu pigem aeglasem protsess? Pigem oli see, kuna ma olin juba varem õppinud ülikoolis ja ka, eks ole, kutsekoolis siis rätsepaks varem. Ja ma olin teistest paar aastat vanem, siis ma nagu läksin sinna ja siis oli kuidagi selline moment, et varem oli hästi idealistlik olnud ja nagu tägi lahe, et teeme ja siis lähed sinna ja siis näed selliseid 18-aastased otse kodus, kunagi polnud midagi peale gümnaasiumi teinud ja siis nagu oli kuidagi selline veider moment, et nagu, vaata, kuidas ma siia sobitun. Ja samas nagu oli ka välisüliõpilaste seas väga palju vanemaid inimesi. Mitte oluliselt vanemaid, aga ikkagi 5-6 aastat minust vanemad tol hetkel ja siis ma nagu hakkasin mõtlema, ma ei tea, kes siis mina olen või kuhu ma siia sobitun või mis minu nagu mentaliteet selles osas on ja eks ole selline pikem protsess, et kui ma Taani läksin sellise idealistliku noorena, siis nagu kõik need protsessid, mis seal pikaajaliselt toimisid, siis selle aja peal ma tunnen, et ma olen nagu suutnud ennast täiskasvanlikumaks muuta, ma ei tea, mul on see mentaliteet, et sa võid saada suureks, aga sa ei pruugi saada täiskasvanlikumaks. Või see eesti keeles, see ei kõla nii hästi, inglise keeles on või parem, you can grow up, you can be an adult, but you don't have to grow up. Ehk siis mingisugune selline lapselik avastamisrõõm või selline mentaliteet võiks siiski inimest jääda, ma olen sellise mentaliteedi propaganda. Et sa ei pea igav olema, kui sa pees kasvama. Kas sa kandsid sellised riided, kui sa käisid ringi seal Taanis? No ma ei tea, osad siin see taanlased tagareas, no näed. Okei. Nad kinnitasid või? Jaa. Et vastab tõele? Jaa, tagareas kursuse ja koolikaaslased kõik on nõus. Okei. Aga sa ei peksa saanud? No ma suur poiss. See vastab tõele tegelikult, jah. Nemad pikem kaatsid sind. Jaa.
sest sa olid see viiking trussikuid õmblemas. Jaa. Taanlastele see, ega keegi nagu probleeme ei tekita asjad. Pigem see, kui sa oled nagu teistsugune või kannad mingeid imelikke asju või midagi sellist, võib-olla on veidi võõristavad või on passiiv-agressiivsed nagu alati. Aga ega tavaliselt ei viitsi rabelda, pole vaja. Selles mõttes sarnased eestlastega natukene. Okei, ei, sorry, mul oli teisi küsimusi, aga see hüppab kohe nagu alkoholikultuuri sees. See oli mõned väga head asjad seal raamatus, kui sa kirjutasid Taani alkoholikultuur ja Eesti alkoholikultuurist, sest need küll tundsid nagu erinevalt. Ja sinu nagu teos oli, et võib-olla, et nad on juba nii harjunud alkoholiga, kui nad nagu kuidagi üles kasvavad, et neil ei ole see huvi, et saadi joodikuks või midagi sellest. No, sa oled ühel päeval, mitte niimoodi, aga sa saad musta aru. Aga Eesti ja Taani alkoholi kultuuri vahe on minu arust see, et taanlaste jaoks on täiesti sotsiaalselt aktsepteeritav kulutus. Ja kuna avalik alkoholi joomine on lubatud, iga poolt on võimalik alkoholi osta, mis tahes kellaajal, eks ole, kui pood on lahti, siis seal kõikega müüakse. Ja Taanis ka puudub siis vanuseline piirang alkoholile. Ehk siis sa ei saa osta alkoholi, kui sa oled alaealine, aga sa võid seda tarbida. Ja see tähendab seda, et varad eesmärgiselt olid juba tuttavad alkoholi efektidega ja see tähendab seda, et ei ole seda murdepunkti, ma olen nüüd poodi, ostad viine ja siis joonest täis. See nagu võib-olla mingil määral on, aga ta ei ole... Ma olen 18. Juhal lähen nüüd kohe joomast purjendast täiega. See nagu sellist momenti ei ole. Ja pigem juuakse hästi palju ja pidevalt, aga mitte suurtes kogustes korraga. Et Taani kultuur on õllest nii läbi põimunud, et näiteks hea näide minu jaoks oli nii kummane, kui ma läksin Kopenhaageni lennujaama, siis Burger King, eks ole, kõik asjad seina peal, see suur õlleklaas, suur õlu, võta enda eine kõrvale. Pole midagi parem kui Kopenhaageni lennujaama purks ja täpselt rasvane. Lähed sinna, oled rongis istunud 3 tundi, ei jaksa seal lennujaamas, eks ole, mingite tädiga kakelda, kes kuskil tee peal ees, istub Burger Kingi maha, tšakrad võtta ja siis lähed sinna malistama, eks ole. Kõige tähtsam päev tegelikult Taanis on juttpäev, eks jullebrööpäev, kui saabub see uus õlu põhimõtteliselt, jõuluõlud tuleb välja. Ma mäletan, kui ma elasin, täpselt nagu sa kirjutasid, et see oli väga suur sündmus meie elus ja siis meie jõime hullult palju jullebrüüki. Need oli väga, ja need oli nii nunnud pudelid. Ma mäletan, et see oli üks nagu lumisadas ja siis nagu üks päkapikk juhib autot. Väga armas oli. Aga kuidas, räägime sellest, tegelikult ma arvan, see on kõige põrvem asi Taanist üldse. Kõige Taanim asi ka Taanist. Et uus õlu tuleb välja. Uus õlu, aga see õlu on täpselt sama, mis eelmine aasta. Ei, sel aasta natukene teistmoodi, nagu mõned kõrtsid, kaneelid, eks ole. Kus see kaneel, see mabrad näed? Võib-olla nagu üks... Ühesõnaga, mis asi on J-Day? On siis see, kui Taani suurkontsern, õllekontsern, meie mõistes Saku, eks ole, või mingi Alekokk, eks ole. Neil on traditsioon 90 algust või 80 lõpust, ma mäletan täpselt, et nad loovad sellise tohutu suure turundustriki, kus nad siis saadavad kõik enda jõuluõlle ühel hetkel korraga baaridesse. Ja iga aasta on see jõuluõll täpselt sama ja kõik teavad, milles see ei ole ka kuigi hea õlu seal juures.
aga saadetakse kõik korraga ja siis on nagu nendest imalatest Coca-Cola reklaamidest, kus tuleb, eks ole, jõuluvana sõidab enda rekkaga ja siis kõik joovad Coca-Colat imalast ajal, aga see kõik toimub õllega. Ja siis need tubakirekkad, eks ole, sõidavad siis baaride juurde ja avaneb tagant see luuk ja siis on sellised torsis transamehed seal, kes on viskanud neid kasti sealt välja, neil on päkapikumütsid peas, sinised, sest see jõuluõlu on sinine ja seal on tulukesed küljes ja siis tulevad mingisugused pihvid, eks ole, kellel on siuksed avaralõiklased kleidid, eks ole, ülevalt ja alt ja siis nad veits tantsivad seal ja siis kõik jõuluõlu, appi, nii hea ja siis jõuan hästi palju seda jõuluõlut ja kõik on hästi vahva ja siis hommikul tahad tööle minna, ei saa kuskilt läbi, siis kõik kohe oksed teenib. Jah, nii on jah. Nii on. Jah, aga ma kohtusin selle imeliku asjaga, kui ma Taanis elasin ja ma tahtsin, et sa kommenteeriks seda, et ma proovisin seda hüüge sõna kasutama, aga iga kord, kui ma kasutasin, oli nagu valesti kasutatud. Nagu jõime hästi palju jõlepröögi ja siis ma ütlesin, teeme hüüge ja siis nad vastasid, et ei olnud nagu päris hüüge, nagu ole päris hüüge, siis peaks olema nagu kommid, siis nagu tuule kaminas, siis nagu sajab lund ja nagu eriti mõnus ja siis lihtsalt see jood paar jõlepröögi ei ole hüüge. Ja nagu mingi tipptase peab olema, et sa jõuaks. Et see oleks hügelik, aga ma kunagi ei jõudnud siin. Ja kas sinna kunagi jõudsid, et keegi ütles selle sulle, et teema hüge? Ma arvan, et see tähendus on selle aja jooksul muutunud. Okay. Tänapäeval on see, et kui absoluutselt kõik asjad on hüge. Kui sa istud, ma istusin mugavas toolis, mul on jumalast hüge olnud. Inimesed räägivad niimoodi. Jaa, kõik on hüge, eks ole. Lähed sööd kuskil rõvedas baaris purksi, mega hüge. Jumalast hüge. Wow. Väike kohvi, oli hea kohvi liiga, oli ka väga hüge. Hüga meil ka laual, jumalast hüge oli. Made with hüge. Kopenhaagi lennujaamas puidust pingil, mis kaldu on, et inimesed normaalselt istu seal. Täiesti hüge, väike. Nii, uus põlvkond on hüge. Uus hüge on tulnud. Uus hüge on tulnud väga hea. Siuksed kornatud põlvkond ei olnud hüge, aga nemad on hüge. See on väga hea tegelikult. Mulle meeldis ka, tegelikult ma pean Eesti kultuuris kommenteerida natukene, et see on nii armus fraas võileiba materjal. Võileiba materjal. Sest et nagu inglise keeles, if you say like material, see kõlab nagu tekstiil või mingi, ma ei tea, tööriista, kas sul on võimet. It's like really serious, mul kas sul on võileiba materjali osa. Sandwich building material. Assemble your sandwich. Täpselt, ja siis, kas sul on võileiba materjali. Aga sa rääkisid väga hästi nagu juustukultuuri. Mulle meeldis see raamat tegelikult üks väga nagu, sul on kommentaari, mida inimesed või juustukultuuris ja majonaisi kultuuris. Ärme üldse hakka praegu. Ma ei ole kõik minu sarja raamatud lugenud, aga see võiks olla esimene minu sarja raamat. Minu majonais. Ja minu majonais ja minu juustukultuuri. Aga räägi, sa ütlesid, et nende majonaisid suht nagu ränk, kehv või vasseliin ja muna. Minu arust tavaliselt oskavad väga paljust asjad väga hästi teha. Majonees ei ole üks nendest. Okay. Kes iganes on näinud vaseliini, siis ta teab täpselt, milline Taani majonees. Mina, kuidas ma ennast kirjeldaksin? Ma kirjeldaksin ennast kui majoneesi entusiast. Ja sa rääkisid, kuidas nagu õige majonees peaks olema. No see on selline asi, et sa tahad seda panna ükskõik mille peale ja see on ikkagi mingil määral maitse. Ta peaks olema selline meeldiv kreemine määre, eks ole. Ja Taanis elades sa võtad see purgi kätte ja siis sa võtad sealt sellise lataka, eks ole, ja vaseliin ja tõmbad selle endale sinna võileiva peale, siis mõtled, no toho tonti, mis see siis on siis. Ja ma arvasin, et minu maitse-eelistused on muutunud pärast paari aastat. Ma ütlesin, ma ei tea, mul on maitsemajanees. Ja siis ma läksin Ida-Euroopa eripoodi, mis muide on täiesti nagu eksisteeriv asi. Ja ostsin imporditud Hellmann's ise. Ja vot see asi, mis seal purgis oli, see oli majanees. Siis oled meeleheite.
aga siis ma mõtlesin, et see on sama, mis poes müüakse, aga ma panin need 2 tükki kõrvuti ja no ei ole sama. Ei ole sama, üks on vaseliin ja teine on majonees. See nagu rasv või? Kas taanlased söövad seda entusiastlikult? Ma arvan, et entusiastlik on võib-olla veidi liiga tugev sõna selle kohta. Nad söövad seda. Aga siis räägime juustust ka. Siis oli oma nagu perspektiivi Taani juustukultuurist. Mina arvan, et Taani on midagi kuulus, ma ei tea, ei ole nagu, ma ei tea, Šveitsi või Hollandi juust, aga ma arvaks, et Taani juust on täitsa okei, aga mis oli sinu arvamus Taani juustust? No, taanlased oskavad juustu teha, kui neil on häid juuste. Ma arvan, et see on minu isiklik personaalne eelistus, aga näiteks siin vaatajate kuulajatele, et kui eestlased söövad edaltüüpi juustu, mis on siuke nagu, ma jään naerma ja vaata, et paned nagu saia peale ja on okei, et seda. Midagi nagu kedagi, mingit suuri emotsioone ei tekita. Siis taanlased söövad talbojuustu, mis on siis kõige lahjemas variandis lõhnab veidike nagu sokk. Ja kõige karmimas variandis on selline, et ta roomab ise laua pealt ära. Ja kui sa seda kõige kangemat varianti ka enda näppudega puutus, ka su näpud haisevad terve päeva laiba järgi. Ja kõige vahvam on see, et see hais võimendub, kui see kuumaks teha. Jah, sa kirjutasid seda, ma mäletan. See on kohutav. Kas sul oli mingi arusaamatused korterikaaslastega juustu pärast või vaseliini pärast? No juustuga oli see lugu, et Ragnar, üks hea sõber, kes praegu elab ka Taanis, tema juures tegime siis baltlastega lihavõtte õhtusöögi või lõunasöögi. Ja Ragnar on selline pragmaatiline tüüp, et kui te midagi ostab, siis sellega ära sööb seda. Ja ta oli ostnud seda kohutavat haisvat juustu ja tegi burgereid kõige muude asjale lisaks, eks ole. Ja burger valmis, sinna peale rändas ka juust ja läks ahju tagasi. Ja siis kui see ahju sealt lahti tegi, siis kõikidele võttis silmest virvendama. Et see asi, mis sealt ahjust välja tuli, see oleks võinud sinna ahju ka jääda. Ja kraapisime selle juust maha ja ega need burgerid käiku ei läinud, sest nad lehkest ikka nii räigelt, et see ikkagi kohe üldse läinud. Kas sa oled mediste proovinud? Jaa. Sest kunagi ma ostsin seda kogemata, ma mõtlesin, et see on tavaline vorst. Ja siis nagu need taanlased lihtsalt vaatasid mind uudishimulikult, et kas ta päriselt sööb seda või. Ja siis pärast nad ütlesid, et sina ei teadnud, mis oli selle sees ja ma vastasin ei. Ja siis nad ütlesid, et parem mitte, et sa ei tea, mis see just sai. Aga mis see värk üldsegi oli, ma ei mäleta. Räägime medistrist. No oleneb, kus sa seda medistrit saad. Eks medister siis on selline pikk rõngasse keeratud vorst, mida sa siis praed ja sööd. Jaa. Mulle täitsa maitsevad. Jaa, väga maitsevad, aga oleneb, kus sa seda ostad, et kui sa poest saad, see võib-olla ei ole kõige parem. Aga näiteks minu elukaaslase siis emal on farm, kus neil on ka sead. Ja see medister, mis sealt tuleb, vot seda võiks iga päev süüa. Okei. No sa oled ju eestlane ka, sa oled nagu söönud perekäkk. No ikka, kõike. Perevorst. Ai. Me rääkisime, no tegelikult mitte mina, aga sina rääkisid raamatus erinevatest linnadest. Aalborg, Aarhus, Odense, Skien. Ja Kopenhaagenis kindlasti. Kopenhaagenis ma väga rääkinud, sest see on nii lihtne leida Kopenhaageni koht. See on siuke suur linn, et infot nagu jagub. Sa kirjeldasid, et Aarhus on nagu Tallinna moodne linn. Kas vastab tõele, kas sa arvad, et on mõned sarnased nagu Tallinn ja Aarhusi on sarnased linnad või kas Aalborg, põhimõtteliselt, kas milline Taani linn on kõige rohkem Tallinna moodi? Ma ütleks, et Aarhus, kohe kindlasti. Ma ei tea isegi miks, aga mulle tundub, et seal on selline sarnane vibe. Ma ei tea, mis selle juures ta on. Kõik 3 on sadamalinnad, Odense võib-olla veidi vähem, sest see on, eks ole, fjordi ääres. Sa ütlesid, et see on küla? Nii ja naa. Taanlaste endale meid öelda, et Odense on Taani suurim küla. Sest Odenses ei ole nagu sellist
mingisugust suurt keskust või sellist, mille ümber terve linn koonduks või selline mingi uhke kesklinn. Et terve Odense nagu valgub kuidagi laiali ja kõik see on nagu väga ilus ja väga meeldiv, aga ei ole sellist mingit suurt üksikut keskset monumenti või asja, mille ümber see terve asi koonduks. Et on selline tunne nagu Odense jaoks kuidagi kokku kogunenud väikesest küladest ja siis kasvanud nagu linnaks. Erinevatest agulidest. Ja ma olin Oosis kunagi, aga ma ei mäleta hästi palju sellest kogemusest. Olburg mäletan väga hästi ja Skeier kindlasti. Skeier tegelikult meenutas mulle Saaremaad natukene. Ma ise ei ole Skeiris käinud. Okay. Ma panin sellest küll infot kirja, kuna seesama sõber Ragnar, ta elab Põhja-Taanis, siis mis ta on poolsaar siis või see on pikk jutt, kas on poolsaar või saar, keegi täpselt ei tea, aga ta elab seal rahvuspargis neil. Okay. Ja seal lähedal on ka Skeigen, aga ma ei ole siin ise sattunud, kuigi ma olen seal ümbruskonnas käinud. Mina mäletan, et õhus oli niisugune suitsukalla lõhn ja ma isegi ostsin maasika jäätist ja nagu maitses nagu suitsukala ja ma tundsin, mõnes mõttes ma ei tea, võib-olla ei olnud nii, aga ma saan täiesti aru, miks, sest kui Tüü on siis Taani või Jütimaa siis põhjapoolsem osa. Kui ma mõtlen Tüü, it's like Tüü, see on tüütu. Väga tüütu, aga kui ma mõtlen selle peale ja ma mõtlen, mis lõhn võiks käia Tüüga koos, siis see on absoluutselt suitsukala. See on kas ookean või suitsukala. See on väga huvitav koht tegelikult, see tipp, Taani tipp, sest et seal kohtuvad nii Põhjameri kui Läänemeri ja Põhjameri koos. Ma ei tea, kas sa saad tegelikult oma silmadega seda näha, aga kui sa vaatad välja, tõesti nagu tundub nagu kaks merd kohtuvad seal. Ja me räägime siis loodusest, see oli ka üks asi, kui ma käisin Kopenhaagenis hiljuti, siis tulin tagasi, maanusime Riia ja siis sõitsime põhja poole ja ma mõtlesin, see nagu ürgmets, see nagu aeg, kui dinosaurused veel roomasid. Baltikum tundus niimoodi ja nii metsik koht, Taani oli nagu tsiviliseeritud. No, kas see üldsegi koht on, kus on nagu ürgmets või see on ainult Lego maal? No ürgmets on neil alles 2% viilist, et seal on nagu üksikud metsatukad ja ikka iga paari aasta kant jälle keegi farmer kogemata võttis maha ja siis said trahvi. Aga ürgmetsa ja see ürgmetsa kui sellist ei eksisteeri. Seesama Tüüala, mida ma mainisin, see on veidi puutumatu loodus, aga kui see liivatüünidel, siis nagu metsa kui sellist seal eksisteeri. Aga jah, kui metsa tahad minna, siis ära Taani mine. Seal nagu seda ei leia sealt. Aga kas sa hakkasid seda igatseda natukene loodust? Kas oli see nagu, kui ma lugesin seda raamatu, siis ma olin kuskil, ma ei tea, kuskil keset Eestis rongi peal, täna lugesin. Ja siis ma vaatasin neid vanad külaeided, astusid rongi peal, sellised tüüpilised Eesti näojooned ja siis mõtlesin, et eestlased on metsrahvas. Metsarahvas, nad kõik ütlevad seda mulle ja siis mõtlesin, et kas sa olid ka südames nagu metsarahvas, kas sa hakkasid seda igatsema, kui sa pidid seal elama ilma? Nii ja naa, ma olen ydinlinnapoiss, ma metsas ei käi, mulle metsas käia meeldib, aga hakkasin küll igatsema. Ja eriti kummaline kuidagi see, et kui sa räägid lääne-eurooplastega, siis nad ei saa aru, mis asi on mets või mida kujutab ennast mets. Ja ma sellest kirjutasin raamat, see oli see, et olime kuskil peol, vist isegi nende kahe inimese juures seal täitsa nurgas, me olime nende juures peol. Ja siis tuli jutuks, et jälle Eestis on mingi tädikele metsa kaduma kuhugi, nagu ikka. Tädi Maali läks metsa, korjas seeni ja jäi kadumuks. Ja siis kõik lätlased ja leedukad, tädi läks metsa, kadus ära. Siis Lääne-Euroopas on, mis asja sa ajad? Kadus metsa, kus ta läks siis?
miks ta välja ei lähe siis? Kõik baltlased on mingi, mis asja, metsa kadus ära. Aga miks ta lähima maja juurde ei lähe? See ongi see, et nagu, need ei mahu pähe, et on nii suur mets, et sa ei leia nagu välja. See võib juhtuda tõesti. Mingil hetkel sa pöörad, vaatad ringi ja sa ei tea, kus sa oled. No, ja ma arvan, et enamus neist lääne-eurooplast siiamaani ei usu, et see tädi sinna ära lõpuks. Millised taanlased on? Sul oli isegi peatükk sellest. Jaa. No taanlased on selles mõttes hästi huvitav rahvas, et ma ei ole vist kordagi näinud enda elu jooksul, et ühel rahval oleks selline nagu hive mind mentality või nagu taruaru. Ehk siis taanlastele meeldib teha asju eraldi, aga koos. Ehk siis oluline on see, mida suurem üldsus suudab ära teha, kui see, mida sa üksi suudad ära teha. Ehk siis see tuleneb nende ka poliitilisest ajaloost ja poliitilisest süsteemist, et sa maksad tohutult palju maksu ja siis sa eeldad ka, et see maksuraha eest saab korralikult tagasi. Et kui sa lähed linna ja sul on, eks ole, iga pool rattateed, pargid, värgid, infrastruktuur on laitmatu, eks ole, ja siis mõtled, nii lahe, ja siis tuleb meelde, et ja ma maksin poole enda palgast ju õigus riigile. Et see sama mentaliteet läheb läbi terve Taani kultuuri. Et see samasus või selline homogeenne kultuur siis, see kõik tuleneb sellist samast mentaliteedist. Ja taanlased on selles mõttes hästi sarnased üksteisega. Nagu ma varem ütlesin, et elavad samades kohtades ja niimoodi, et see nagu jõub igale poole. Ja sellest ka tuleb taanlaste selline veidi kinnisus või sa ei saa taanlaste pinnast läbi. Kui sa saad taanlastega tuttavaks, siis on hästi raske nende sõprusringkonda suladuda. Või üldse nagu kuidagi löögile saada, sest enamustel taanlastel on selline väga viisakas pealispind, aga selline, kuidas ma ütlen, personaalsem suhtlus ja alati mingi palli. Ja siis pead võtma aastaid ja olema inimestega sõber ja siis lõpuks sa kuidagi murrad sellest läbi ja saad aru, et nad ei ole kõik samasugused. Et see nagu personaalne ruum on nagu nende jaoks hästi oluline või nagu mentaalne personaalne ruum, et sa murrad sellest nagu taruarust õitikene välja. Ja mulle meeldis ka, kuidas kirjutasid, kuidas nad näevad maailma. Ma just olin, kui ma käisin mais, ma olin, laps läks kontsertile ja siis ma pidin istuma kuskil baaris paar tundi ja toorata, sest nad ei tahtnud, et ma oleks nagu kontsertimaja lähedal. Muidu keegi näeks, et neil on isa. Ja siis ma suhtlesin neid noore mehe ja noore naisega ja siis ma sain aru, et isegi Rootsi ei ole nagu keegi ütles, et ma olen kohtunud paar rootslastega. Mõtlesin, et Rootsi on nagu ainult üle meri. Ja see ei räägi nagu kõik taanlased, aga see kuidagi ei ole nagu nende igapäevases maailmas. Võib-olla mõned turistid tulevad Rootsist, saavad põhjaks ja lähevad koju, aga nad võib-olla ei mõtle hästi palju, mis toimub Rootsis. Ja võib-olla natukene rohkem, Saksamaa on suurem, võib-olla see mõjutab natukene rohkem, aga mitte hästi palju. Nagu oma nagu Taani mullis. Absoluutselt. Ja see on imelik, sest tegelikult neil on väike rahvas ka, et ega kuidas nad saavad elada, see nagu Taani mullis, kus on ainult Jüllebrück ja Vasseliini maja. Aga eks Taani, kui Taani peal mõelda, siis Taani on ju tegelikult huvitav ajalooga riik. Ehk siis ta oli suur võim, mis on tänapäeval siis muutunud väikeriigiks. Ja taanlastel on siiamaani alles see sama suure riigi mentaliteet. Ehk siis kui sa mõtled ameeriklaste või brittide või prantslaste või venelaste peale, eks ole, siis on see, et teeme nii, nagu meie teeme, sest me oleme suur ja meil on õigus. Ja Taanis on siiamaani kuidagi see kultuuris sees, et me oleme Taanis, meil on okei ja ma ei pea rohkem mõtlema teiste asjade peale, sest see ei ole oluline. Ja näiteks, et minu jaoks on nii kummaline, kui ma esimesel kursusel sattusin ühele
team building siis või noh, kuidas ma ütlen, kontaktide loomist siis üritusele. Ja siis olid ühed Taani kursuselt neiud. Ja siis rääkisime, tere, et kus teie olete Taanist ja kus sina oled, ma olen Eestis. Estonia, Australia vä? Ja siis oligi, et kuidas sa ei tea? No üks asi on, sa ei tea nagu geograafiat, aga teine asi on see, et milline peab olema su maailmapilt. Või kuidas sa hoomad nagu ajalugu ja kultuuri, kui sul ei ole isegi aimdust, kus nagu naabruskonnas, millised kultuurid ja millised riigid naabruskonnas on. Et mind hämmastas see nii väga, et ei ole nagu sellist mingisugust ka üleüldist ideed, mis maailmas juhtub. Pigem on see, et kõigepealt on Taani ja siis hakkab mõtlema muude asjade peale ja tavaliselt need muud asjad on need, mis on kõige paljemad uudistes. Et pigem taanlane teab seda, mis toimub USA-s, kui seda, mis toimub Rootsis või siis, eks ole, ma ei tea, Poolas. Kunagi ma proovisin, see oli umbes 15 aastat tagasi, ma proovisin teha listi, kus oli kõik Põhjamaa blogid, ma olin blogija selle ja mul oli nagu Eestist ja tegelikult oli paar Soomest, mis oli väga head, Lätist olid head. Ja siis, kui ma jõudsin selle nagu Skandinaavia blogidele, Rootsi, Taani ja Norra, mul oli probleem, et nad ei kirjutanud nende kodumaadest, oli kõik nagu Lähis-Idast või kliimamuutustest ja USA poliitikast. Nad ei kirjutanud, mis juhtus nagu Norrast või Taanis oli kõik nagu palestiinlastest ja mõtlesin, et kus nad elavad nagu oma ajudest, et see kuidagi ei ole tähtis, mis siin toimub pikem. See on kuidagi hästi kummaline mull. Greta on tegelikult väga hea näide seda. Et mina olin väike Rootsi tüdruk, päästan maailma. Ja mõtlen, kas eestlane teeks seda kunagi, et mina olen nagu väike tüdruk Saaremaa, päästan maailma. Me ei tea, võib-olla. Ma ei tea, see on nagu plussid ja miinusid, mis tuleb selle nagu ülbusega, impeeriumi ülbusega võib-olla, ma ei tea. No see, eks ta oli selline veider ajalooline rudiment, et noh, mingid omadused sellest nagu vanast ajast on jäänud, aga ka see otseselt negatiivne, ma ei ütleks, võib-olla see on selline veider element Taani kultuuris, et noh, ega inimesi, kes ei tea, mis juhtub välismaailmas, on palju igal. Aga lihtsalt Taanis on võib-olla see natukene nähtavam koha. Eestis ma ei tea, ma kindlasti teeks inimesed, kes ei tea, kus kohas on üldse ole, ma ei tea, Rumeenia. Aga ma ei tea. Ma arvan, et iga eestlane teab, kus Taani asub. Või teab midagi. Oled sa kindel? Võib-olla, ma mõtlesingi, võib-olla mul pole õigus. Võib-olla sa liigud valesti ülkorras. Taani lipp on siin olemas, Taani lipp on Eestist pärit. Taani lipp on siin samas. Siin samas mulle meeldis ka, kui sa ütlesid, et isegi kui on mingi sünnipäev, siis nad toovad seda välja. Ei, see on igal pool, kogu aeg. Taani lipp on igal pool, kogu aeg. Kas sa teevad, Eestis ma pole märkinud, et keegi paneb Eesti lipp nagu sünnipäeva torti peale. Ainult ma ei tea, mingi Martin Helme sünnipäeva torti peale. Varro värkab hommikul üles, kaeb lipu laua peale. Aga näiteks Taanis on see täiesti normaalne, et kui näiteks lähed kohaliku supermarketisse, supermarket ketil on sünnipäev, kõik kohad on Taani lippe täis, valikud, lipud, värgid, suured pildid, eks ole. Ma ise töötan praegu restoranis, meil on spetsiaalne lipp olemas selle jaoks, kui teeb sünnipäeva tähistama. Kui sa kuuled, keegi sünnipäev, ta on teeb laua peale. Ja näiteks taanlased eeldavad ka seda, et muud kultuurid teeksid seda. Näiteks mu elukaaslased läks, me oleme Eestisse nüüd siis puhkusele praegu, siis ta ütles ka, aga me peame Eestis ostma Eesti lippe, sest mul on nii kopp ees, et kui mingi üritus on, siis ma ei saa Eesti lippu laua peale. Mul see abi, õige. No, aga nüüd läksin, kui käisin seda ostmas lipuvabrikus, siis kaks Eesti lippu ja üks Ukraina lipp tulid kaasa, et saab... Ukraina lipp on nüüd peaaegu nagu Eesti lipp. Kõige vahvam on see, et see maksab 2 korda rohkem kui sama suur Eesti. No võt, kapitalism. Tahavad raha. Igal juhul, mulle meeldis see, kui sa hakkasid hašišist kirjutama. Siis mul on ka siuksed
kogemused olnud ka Taanis huvitavad. Konkreetselt samasugused selle kassiroojaga või? Mul siin on reis Marsile garanteeritud, ma mõtlesin, see võiks olla teine pealkiri. Minu Taani reis Marsile garanteeritud. No mõtle. No jaa, hašišiga on see lugu, et kes ei tea, eks ole, hašis on siis, kuidas ma ütlen, kanepipaik või siis, millest saab suitse rullida. Kanepipaik. Taru väik. Ja mul üks kontorikaaslane, kes talle hirmsalt võis hašisid suitsetada. Ja siis probleem oli selles, et see spetsiifiline lõhn, mis rõdul hašiši suitsetamisest tekib, see on väga-väga spetsiifiline, see ei ole ebameeldiv lõhn, ta on lõhn. Aga mul tekkis automaatne assotsiatsioon kodu ja hašiši lõhna vahel. Ehk siis, kui ma kuskil näiteks nõust tunnen, keegi tõmbab hašiši sigaretti, eks ole, siis ma kodu. Ja siiamaani on see alles ja ma ei saa sellest lahti, see on nii kumma. Ei saa midagi magada jumbes hašiši lõhna. Nagu vanaema juures. Ma ei ole rääkinud disainist, sest tegelikult see ei ole mu, et ma ei oska midagi disainist. Aga ütleme nii, et üle maailma on Skandinaavia, eriti Rootsi ja Taani ja ka Soome natukene Marimekko pärast. Et Põhjamaa disain on mingi kurikuulus asi. Ja kas see on üldsegi sind mõjutanud oma kunstis või mitte? Sest et ma tean, et arhitektid sõidavad küll Taani või Rootsi või Soome õppida. Aga ma ei tea, kas moedisaini maailm on niimoodi ka mõjutanud nende poolt. Kas on puudutanud sinu kunsti? Nii ja naa. Kui ma alguses Taani oli, siis ma üritasin ikkagi minna rohkem sellise minimalismi poole veidike. Aga mida rohkem seda tegin, siis ma sain aru, et see ikkagi ei ole minu jaoks. Ja üks asi, mis seda ka võib-olla seda protsessi kiirendas, oli see, et ma alati olin mõelnud seda, et mina kui eks ole rätsep, kes oskab asju konstrueerida nullist. Ma olin alati mõelnud siia tahagi mingisugune tohutu protsess, et kuidas me proovime, kuidas minimalistlikud asjad seljas istuvad ja kuidas see protsess käib. Aga kui ma hakkasin ülikoolis õppima, siis ma sain aru, et seda protsess puudub. Et tehakse asju, mis on lihtsad, sest tihtipeale need tudengid, neil ei ole võimekust midagi muud disainida. Ja see oli kuidagi väga silmi avav, et mis mõttes sa ei oska. Ja kuna Taani haridus on niivõrd individuaalse või iseõppimise põhine, siis kui sa ei pea õppima midagi, siis sa, kuidas ma ütlen, kui sul ei ole seda konkreetse projekti jaoks vaja, siis sa ei õpi ka mingit kindlat meetodit. Ja kuna Skandinaavia mood on niivõrd minimalistliku siis visuaali peal, siis tihtipeale disainerid, kes ülikool lõpetavad, nad ei oskagi asju teha kehast töödeldada näiteks. Või nagu midagi muud, mis ei oleks minimalistlik, sest see oskusvõimekus, see puudub. Näiteks meil oli lõpueksamil, meil oli üks neiu, kes teeb fantastilisi minimalistlikke asju. Ja siis ta tol hetkel, ma ei tea, mis tal juhtus, aga ta tahtis teha mingisuguse väga naiselikke ilusasti taljest töödeb kleite. Siis ta vaatas selle kleidi otsa, et ta ei oska midagi seda teha. Ja siis ma ütlesin, no ma ei tea, kuidas. Ei tea, ma ei ole seda kunagi teinud ja ma ei ole seda õppinud ja ma ei tea. Ja siis ta kuidagi sealt midagi sulle tegi, aga ega see ilusasi välja ei kukkunud lõpuks. Et mind hämmastas see kõige rohkem. Aga räägime nüüd Ornse elust. Nii. Et sa läksid sinna ja siis ütles, sa leidsid elukaasa. Kas see oli nagu nii lihtne, et lihtsalt läksid nagu kuskil peatusele ja siis sa leidsid nagu? No sildiga. Ma leidsin. Väga hea, lähme koju. Kuidagi juhtus niimoodi. Elu käib imelike pildid. No, vaata, kes ma istun. Aga nii oligi, mul oli nii kopp ees Herningist ja kui ma esimest korda elukaaslasega kohtumas käisin, siis ma olin töötukassa
kassal pärast esimest koroonaviiruspuhangut. Ja istusin kodus ja siis üritasin töökohta leida ja ma olen mõelnud kunagi selle peale, et Taani põhi siis administratiivüksusteks on, eks ole, Jütimaa, mis on poolsaar, on Sjælland, kus on, eks ole, Kopenhaagen, aga ma olen mõelnud selle peale, et seal vahel on üks tohutu suur saar veel, Füünisaar, mille peal on siis Odense. Ja ma kordagi ei õnnegi selle linnukest sinna kirja pealt, nagu Taani bürokraatia linnukene kirjas olema. Ma ei olnud kunagi selle linnukest pandud, otsiks ka Füüni pealt tööd. Ja siis mõtlesin, et ahaa, aga siin on ju ka saar, miks ma siit ei otsiks. Ja noh, saatus juhtus nii, et järgmiseks nädalaks mul töö Odenses. Ja kuna mul oli korter olemas Herningis ja Taanis ühes korteris teise kolimine on absoluutne arulage rahaauk, kui tuleb lihtsalt 1000 kroone ja lihtsalt musta auku loopida loota, et see midagi tagasi tuleb. Siis ma otsin ajutist elukohta. Ja tuli nii, et kolisin enda praeguse elukaasleda siis ajutiselt kokku ja noh, nüüd me oleme 2 aastat koos nõusti. Aga nüüd sa teed ka sushit või? No vot, ma olin alati... Ma pean tulistama, et see olid sellised idamaised, mulle see on idamaised tatakad, nii et kuidagi see sobib natuke. No hea kuulda. Natuke, ma ei tea, kas need on või mitte, aga... No sushiga on üldiselt see, et ma olin alati tahtnud tegelikult sushiga ka tegeleda. Aga mul ei olnud kunagi seda võimalust. Ja kuna ma disainitööd ei leidnud Taanis, mis on, eks ole, väga raske leida üleüldse. Ja ka välismaal proovisin, eks ole, Prantsusmaal leida, Suurbritannias leida. Aga noh, mis sealt ka tuli, see koroonaviirus tappis ka selle ära, eks ole. Et tol hetkel ma otsisin nagu töökohta ükskõik mida, siis ma mõtlesin, sushi, ma nagu alati sushi tegemist proovida. Siis ma läksin kohale, oled sushi teinud? Ei. Tahad proovida? No jah. Ja nii juhtuski. You're hired. Ja konkreetselt nii oligi. See vastab tõele, et kevadel ma pidin pizzat tegema. Ja siis ma võtsin pizza materiaali. Kuidas ütlesid? Materiaali. Pizza materjali. Eestselt ma olen see rõhk nagu ette. Materiaali. Mine ütleks materiaali. Materjali. Ma võtsin pizza materjali kaasa ja mõtlesin, et ma olen nii palju, et kunagi ei saa otsa. Kõik on käinud seotud. Ja siis ma sain aru, et kuhu raha läheb. Tegelikult on nagu lõpmatu demand sushile mõnes mõttes. Nagu nii palju, kui sa jaksad teha, siis inimesed isegi lihtsalt tahavad rohkemgi. Nojah. Kas sul on olnud sushi unenäo? On. Ja lihtsalt tulevad ja mitte heas mõttes. Mis on hea sushi? Aga jah, eks ükskõik millega sa töötad, ikka tuleb mõnikord ette, et töötad riietega, siis näed lukkudest õuduse nagu see, eks ole, ja siis kui sa töötad sushiga, siis see nii kiri jääb sind taga. Et noh, on nagu ta on. Kas sa võid kirjeldada, mis mõne jope sa annad? Kas on mingi nimi? See on konkreetne jope, tegelikult sellega vahva lugu. Ükskord mul ei vaja peole minna. Ja siis ma mõtlesin, mul peab midagi selga panna. Ja siis ma õppisin jaki. See sama? Ja mul ei vaja peole minna, loomulikult. Normaalne. Mine ei teeks samuti. Ma pikem vaatan, et kas see on mingi plekk, võib-olla on, aga keegi ei näe seda. Eks me sellepärast on nagu musta hästi palju plekki enam näha. Hea mõte. Ma arvan, et võtame mõned küsimused teistelt nüüd. Me oleme juttu ajanud. Kas keegi julgeb? Kes küsib peab enne salva? Sina, blondi juustega. Kõik vaatavad julge. Ei julge. Näe. Millal sa Eestis olid? No ma ei tea, vaatame, mis see poliitiline olukord teeb, et kas Venemaal hakkab igav või mitte. Kas teis... tal on küsimus. Kas kirjutasid kõik ausalt või varjasid mõnda taga? Ja, kõik kirjutasid vist ausalt. Ma arvan, et ma ühes kohas võib-olla ilustasin.
võib-olla muutsin enda peas veidi dramaatiliselt, ma ei tea, ma arvan, et see on, ma ei oska vastata selle, minu arust ma ütlesin kõik ausalt, aga noh, ma arvan, et teistel asjaosalistel, kes on seal samas konkreetses situatsioonis, ma arvan, et neil on teine mälestus hästi meelest. Meil on nagu, tegelikult mina lugesin seda ühekaupa nagu, ja mul oli selline tunne, et sa kirjutasid seda nii ruttu, kui ma lugesin seda. Sul on õigus. Ma lihtsalt tundsin, et nagu mees istub mu kõrval ja ajab mulle juttu. Et väga nagu sujav tekst oli lihtsalt tuli nagu ja siis läks ja siis jõudsime lõpuni. Ma pean ausalt ütlema, et mul oli väga palju aega see raamatu kirjutamiseks. Okay. Ja ma absoluutselt ei kasutanud seda aega. Et siis ma kogu see raamat läks paari kuu jooksul nuttes arvutis lihtsalt niimoodi. Et jah, see on väga kärmilt kirjutatud raamat seal. Ei, aga mõned raamatud on, võib-olla kõige paremad raamatud on niimoodi kirjutatud, et ei võtta nii palju lihtsalt läheb. Kas teil on teised küsimused? Palun üks veel. Loed sa veel raamatut? Sina? See restorani töö kõrval trussikuid kaotada. Kui keegi soov, ikka saab. Jah. Loed sa veel raamatut? Võiks ju. Kui seda kirjutades mõtlesin, et võiks ju proovida, sest ma olen alati tahtnud kirjutada, aga ma kunagi nagu ei mõelnud, et ma nagu võtaks selle ette. Aga ma ausalt, ma ei tea, ma tahaksin, aga seda vaatab, kui hästi läheb. Kas te teist, ma võiksin, kas on plaan minna Gröönimaa? See on ka osa, veel? Võiks ju, ma olen mõelnud selle peale, ma tahaksin minna, aga ma kardan, et see ei tule tagasi? Ei, mitte seda, pigem on see, et ma arvan, mul on teised reisiprioriteedid eespool kui Gröönimaa. Et nagu... Ma arvan, et meil on tegelikult see on mu esimene koht. Aga kui ma olin seal see imeelusas lennujaamas Kostovis, ja kui see nagu Daft Punk mängib ja kõik joovad õlud ja nii mõnus lõbus, et ma saatusin väravasse, kus oli see lend Nukki või midagi. Ja see oli täis gröönimaalastega ja see oli mulle eksootiline. Kui ma tulin nagu Eestist, mõtlen, et kui ma tahaks minna, ma võiksin nendega kaasa. Jaa, aga eks taanlastele ole ka Gröönimaa sama eksootiline. Ja taanlastega Gröönimaa on üldse hästi tundlik teema taanlaste jaoks. Et see sama imperialistlik või see koloniaalmentaliteet ja kogu see raske ajalugu, mis sellega kaasneb. Et see ei ole tegelikult ju lõpuni ära lahendatud. Et Gröönimaa ja kogu see Gröönimaa kultuuri, see mahatallumine, hävitamine ja kogu see taanistamise ajalugu, et see on ikkagi päris tundlik teema Taanis, et see nagu... Ja islandlaste ka. Kui ma elasin Kopenhaagis, oli hästi palju islandlasi. Land of Fire and Ice. Ja ma mäletan neid ja neil oli ka mingi post-imperialistlik kompleks taanlaste vastu. See oli nii naljakas, et mõned inimesed on siuke taanlaste vastu. Jaa, aga eks Island selles mõttes erinev, et Island on võimeline ennast majanduslikult iseseisvana hoidma või neil on enda majandus. Aga Gröönimaaga see paraku nii ei ole, Taani ikkagi maksab neile veel iga-aastaselt ikkagi miljardeid kroone lihtsalt selle jaoks, et Gröönimaad ülal pidada. Ja noh, eks inimeste igaühele enda arvamusega, see koloniaalne siis ajalugu on niivõrd ränk, et võib-olla see ei ole ka põhjendatud. Aga ma ei taha seal lõpetada, et siis lõpus ta rääkisin imperialismist ja Gröönimaast. Kas üks veel on küsimus? Kus sa neid bussipõlemasid? No, väga hea küsimus. Kodus ja koolis ja. Eks olenes, mis projekt oli ja kui kiiresti neid trussikuid vaja oli. Et noh, siin näiteks mul on üks lõputöö
näide, mis pidi küll modelli sellest olema, aga modelli ei ole. aga meil on üks pisikene modell siin. Nojah, täitefekti ei anna, aga eks nende asjade juurde käis ka oma nagu trussikud, mis seda 370. See oli, need pildid oli nagu, ma ei tea isegi, kuidas need, see oli äge tegelikult. No vaatame neid, see oli üllatus mulle. No see on mul igasuguseid variante erinevates kollektsioonides, mis ma kooli ja... Mis ütlesid, et sa oled seda teinud juba kui nagu lapsena või põhimõtteliselt hakkasid nagu vaikselt sellega tegema? Tegelikult oli see teema, et Saaremaal oli siis hästi huvitav... See oli uskumatu. Sest et sina oled, no ma ei tea, kas nii pikk kui mina olid sama. Ma olen 1,91 muidugi. Siis oled pikem kui no. Ja siis, kui pikk see modell oli? No Oliver on 201 sentimeetrit ilma kontsadeta ja kontsad olid 21 sentimeetrit. Lahe. Aga ma ei tea. Tack ska du ha. Tack.